Tervist! Alzheimeri tõbi on teadupärast raske ja progresseeruv neurodegeneratiivne haigus, mis moodustab umbes 60% kõigist dementsuse diagnoosidest ja mis kahjustab esmalt mälu ja õppimisvõimet ja siis juba ka kõike muud kognitiivset ja tunnetuslikku ehk siis kaotab viimaks kõik, millest koosneb inimese isiksus. Maailmas põeb Alzheimeri tõbe WHO minu arvates väga tagasihoidliku hinnangu kohaselt ligikaudu 40 miljonit inimest ja Eestis Sotsiaalministeeriumi 5 aasta taguse ja samuti tõenäoliselt väga tagasihoidliku hinnangu kohaselt üle 26 000 inimese. Ja ilmselgelt on tegemist aina süveneva probleemiga. Alzheimeri tõve vastu, nagu me teame, mingisugust ravimit ei ole ja meil on ainult sellised medikamendid, mis aeglustavad selle kulgu ja vähendavad sümptomeid ja selle raske haiguse vastu ravimi leidmiseks on investeeritud kümneid, võib-olla 100 miljardeid ja seetõttu on isegi omamoodi irooniline, et nüüd on leitud üks metall, mida on erinevate keemiliste ühenditena kasutatud vaimse tervise ravis juba vähemalt 150 aastat. Tegemist on liitiumiga, mille esimesed teadaolevad kasutused psühhiaatrias leidsid teadaolevalt aset juba aastatel 1870 ja 1871. Ja mida on tavaliselt liitiumkarbonaadi kujul kasutatud näiteks bipolaarse häire ja depressiooni ravis ja suitsiidriski vähendamiseks. Väide, et liitiumist võib Alzheimeri tõve ennetamisel sümptomite raviks ja väga optimistlikult öeldes isegi teatud juhtudel haiguse tagasipööramiseks abi olla, põhineb aga sellel väga põhjalikul ja detailsel teadustööl, mille viida ma panen jutukasti alla, sest ma libisen seal tutvustatud analüüsidest ja leidudest üle suhteliselt pinnapealselt, keskendun ainult olulisele ja kui sa tahad minna teemaga süvitsi, siis ma igal juhul soovitan seda teha ja siis sa saad ise järele kaeda. Uuringu esimeses järgus vaadeldi 27 erineva metalli kogust enda keha pärast surma tänuväärselt teadusele annetanud normaalse vaimse võimekusega, väheste kognitiivsete probleemidega ja välja kujunenud Alzheimeri tõvega inimeste otsmikusagara eesmises ajukoores, mis on teadupärast reeglina Alzheimeri tõve poolt enim kahjustatud piirkond. Ja leiti, et ainus metall, mille kogus oli väheste kognitiivsete võimetega inimestel normaalse võimekusega inimestest madalam ja Alzheimeri tõvega inimestel veelgi oluliselt madalam oli liitium. Nii tehti siis kindlaks, et liitiumi kogus ajus on seotud Alzheimeri tõvega, aga see on tõepoolest ainult seos ja nagu ma pidevalt oma videotes toonitan, ei võrdu seos põhjuslikkusega. Ja just selle viimase välja selgitamiseks pöördusid uurijad meie pisikeste karvaste sõprad ehk siis laborihiirte poole. Hiired jagati 2 gruppi, ühtedele anti nende igapäevast toitu, ent teistele tavapärast toitu, milles oli liitiumi kogus viidud sisuliselt olematuks. Ehk siis lihtsalt öeldes ühed hiired said liitiumit ja teised ei saanud. Ja sellel oli, olgu kohe öeldud, väga suur mõju hiirte kognitiivsele käitumisele, võimetele ja ka ajule enesele. Nagu sa kindlasti tead, kogunevad Alzheimeri haige aiu amüloid beetanaastud ja tauvalgupuntrad, mis viivad närvirakkude hukkumiseni ja ajuatroofiani ja mida rohkem neid mõlemat on, seda raskem on haigus ja seda tõsisemad on sümptomid. Vot nendel piltidel me saame nüüd näha, kuidas mõjutas see, kas hiirte toidus oli liitiumit või seda ei olnud üldse, amüloid beetanaastude, mis on rohelist värvi, ja tauvalkude, mis on punast värvi kogus tajus. Ja kui sa nüüd neid pilte võrdled, siis seal, kus värvi on vähem, seal on siis hiired saanud liitiumit ja seal, kus värvi on rohkem, seal ei ole nad seda saanud. Ja nagu sa isegi näed, on vahe tegelikult tõepoolest väga-väga suur. Lisaks tuvastati toiduga liitiumit mitte saanud
ja seega madala aju liitiumi sisaldusega hiirtel alanenud õppevõime, kehvemad mälunäitajad ja ka muidu tekkisid neil samasugused sümptomid nagu inimestest Alzheimeri tõvega patsientidel. Samuti leiti nende ajurakkudest ja oluliste geenide avaldumises enneaegse vananemisega seostatavaid muutuseid ja ebanormaalsusi, mis esinevad sarnasel või isegi täpselt samal kujul ka inimestel. Ja tegelikult on liitiumist ka juba mõnda aega räägitud kui imelisest vananemisvastasest vahendist. Ja kui sa nüüd vaatad neid leide, mis selles vallas tehti, siis sellel jutul tegelikult on jumet, sest muuhulgas leiti, et liitiumi puudus suurendab ka ajus põletikku ja muudab kehvemaks mitokondrite tööd. Me oleme nüüd siis jõudnud seosest kaugemale ja teinud kindlaks, et liitiumi puudus on vähemalt üheks põhjuseks ja tundub, et väga oluliseks põhjuseks, miks tekib Alzheimeri tõbi. Aga õnneks ei jäänud teadlased ka siia pidama, vaid uurisid, mis juhtub siis, kui hakata neile hiirtele, kellel olid juba tekkinud liitiumi puuduse tõttu negatiivsed muutused ajus, nüüd andma toiduga seda metalli. Ja selgus, et esiteks nende hiirte ajus amülöid, beetanaastude ja tauvalkude kuhjumine oli peatunud ja nende kogus hakkas ka vähenema ja kusjuures hakkas vähenema üllatavalt kiiresti. Samuti muutusid selliste peamiselt siis ka veel eakate hiirte ajus tervemaks neuronid ja taastus oluliste geenide normaalne avaldumine ja vähenesid aju vananemisega seotud üldised markerid. Ehk siis sisuliselt toimus vähemalt osaline Alzheimeri tõve sümptomite vähenemine või isegi kadumine. Ehk siis kui veelgi lihtsamalt öelda või pidulikumalt öelda, siis näis, et liitium võib isegi parimal juhul Alzheimeri tõbe nii-öelda ravida. No muidugi vajaks see viimane väide, et seda inimesele üle kanda olulisi lisauuringuid inimestel. Aga üldiselt me ka teame näiteks, et kui su toidus või ka joogivees on vähe liitiumit, siis on see ka inimesel oluline Alzheimeri tõve tekkeriskifaktor ja ilmselt oleks mõistlik tarvitada seda metalli toidulisandina juurde. Seda aga, kas su toidus on vähe liitiumit, on muidugi väga raske hinnata, sest sa ei saa minna apteeki ja sealt sellist testi endale osta. Ütleme nii, et kui sa sööd palju teravilju ja köögivilju, siis väga hull tõenäoliselt see olukord ei ole. Aga samas ei ole meil siin Eestis põhjust eeldada, et meie joogivees oleks liitiumit keskmisest enam, kuigi täpsed uuringud ka minu teada üldse puuduvad. Kui sul on põhjust või soovi liitiumit toidulisandina juurde tarvitada, näiteks juhul, kui sul on suguvõsas esinenud Alzheimeri tõbe või sa oled 70+ vanuses või siis sa tahad vähendada riski, et sa ei ole kõrges vanuses enam võib-olla nii terav pliiats kui praegu, siis on tegelikult 3 väga olulist asja, millele sa peaksid pöörama tähelepanu. Esiteks ei ole ilmselgelt meie praeguste teadmiste juures mõistlik kasutada liitiumidoose, mida on kasutatud ja kasutatakse erinevat tüüpi vaimse tervise häirete ravis ja mis ulatuvad sadadesse, mõnikord isegi üle 1000 milligrammi. Selliste dooside juures on nimelt juba üsna suur päris tõsiste negatiivsete kõrvaltoimete oht. Ja kui ma vaatan uuringuid, kus on liitiumit ennetavatel eesmärkidel kasutatud, milleks antud juhul me tahaksime seda kasutada, siis tundub, et sobiv doos oleks umbes 5 milligrammi päevas. Sest see tundub olevat vähemalt pikema aja jooksul efektiivne ja samas ei ole seal leitud ka pikemaajalisel tarvitamisel olevat sisuliselt üldse ebasoovitavaid kõrvaltoimeid. Teiseks selgus täna tutvustatud uuringust, et oluline on, millisel kujul või mille abiga täpsemalt öeldes liitium sinu organismi jõuab. Kui sa sööd seda sisse mitteorgaanilise soolana, näiteks liitiumkarbonaadina, mis on peamine viis, kuidas seda näiteks ravimina tarvitatakse, siis on positiivne mõju sisuliselt olematu, sest liitium ei jõua märkimisväärsel kogusel ajurakkudesse, vaid takerdub juba korduvalt mainitud amülöid beetanaastudesse ja tauvalkude kogumitesse.
Samas kui liitiumi orgaanilised soolad on tugeva positiivse toimega ja nende abiga jõuab liitium täpselt sinna, kuhu tarvis ja teeb täpselt seda, mida tarvis. Uuritud liitiumiühenditest oli selgelt kõige tugevama positiivse toimega liitiumorotaat ja see on ka toidulisandina müügil ja suhteliselt odav, aga nüüd me jõuame kohe selle kolmanda olulise teema juurde ehk siis kolmanda aga juurde. No vaata, ma lugesin läbi terve hulga Eesti ja Euroopa Liidu määruseid, regulatsioone ja muud sarnast pudi-padi. Päris hulluks ei läinud, aga vajasin pärast seda väikest taastumisperioodi. Aga ma olen tagasi ja lühidalt öeldes on olukord selline, et odav ja ka väga suure tõenäosusega ka inimestel väga efektiivne, samas ka teadaolevalt väikestes kogustes ohutu liitiumorotaat ei ole Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, lubatud toidulisandina ega ravimina ega ka mingil muul moel tarvitamiseks. Ja see pole otseselt nagu keelatud, aga see pole ka lubatud. No, mis tähendab tegelikult seda, et kui sa nüüd näiteks seda internetis tellid, mida on väga lihtne teha, siis võib sul põhimõtteliselt tekkida tollis umbes selline jutuajamine. Et tolliametnik ütleb, et kahjuks ei saa sa oma tablette kätte, sest need ei ole Eestis lubatud. Sa siis ütled, et mis ikka teha, et minu paha on ju, et kui on keelatud, siis on keelatud. Tolliametnik ütleb, et oot, ei ole, see ei ole keelatud, aga lihtsalt lubatud ei ole. Siis sa küsid, et siis on ikka ju keelatud, kui ei ole lubatud. Aga tema ütleb vastu, et ei ole ju keelatud, rumal inimene, ma räägin sulle, see pole lihtsalt lubatud. Ja umbes niimoodi edasi 2 tundi veel. Muide, kui ma selle video tarbeks ennast teemaga süvitsi kurssi viisin, siis üllatas mind see, et tegelikult on liitiumi mõju ajutegevusele ja ajutervisele uuritud üllatavalt palju ja juba ammu. Ja mõnes mõttes on tegemist klassikalise juhtumiga, kus meil on tegelikult mingi asja kohta juba ammu teadmised olemas, aga lihtsalt pole olnud kedagi, kes nii-öelda punktid omavahel ühendab. Ja nii näiteks me ka teame juba ammu, et kui mõnes piirkonnas on joogivees vähem liitiumit, siis esineb seal rohkem dementsust, kaasa arvatud Alzheimeri tõbe. Paranoilisem inimene võiks nüüd väita, et ravimi väljatöötamisele 100 miljardeid kulutanud ravimifirmad on teemat kõigi võimalike meetoditega maha vaikinud ja alla surunud ja kui päris ausalt öeldes nii puhtalt meie vahel, siis ma arvan, et ega see väga rumal mõttega ei ole. Kui ma vaatan kõiki neid kümneid ja kümneid uuringuid, millest ma ennast läbi närisin ja mis siia videosse ei jõudnud, siis ütleksin ma nii, et liitiumi mikrodoseerimine ja ma tuletan meelde, et päevane kogus võiks olla 5 milligrammi juures, on mõistlik ja sellel näib olevat tugev mõju Alzheimeri tõve tekke riski vähendamisele ja ka vähese kognitiivse võimekuse languse pidurdamisele ja võib-olla ka tagasipööramisele. Ma olen mõõdukalt skeptiline ja umbusklik, isegi ütleksin selles osas, kas ainult liitiumi abiga õnnestuks Alzheimeri tõbe nii-öelda ravida. Aga kindlasti on ka sellisel juhul sellest sümptomite vähendamisel ja haiguse kulu pidurdamisel kasu. Aga muide, kas sa tead, mis vähendab veel olulisel määral dementsuse tekke ja sealhulgas ka Alzheimeri tõve riski? Loomulikult on see regulaarne füüsiline aktiivsus. Ja kui sa teed regulaarselt aeroobset treeningut ja lihastreeningut jõusaalis, siis sa oled füüsiliselt ja vaimselt terve nii täna kui ka homme. See oli nüüd nii pidulik lause, et selle võiks välja printida ja seina peale panna. Jõusaalis näeme!